Tere taas! Täna otsustasin teha video sellest, mida annab jailbreak imine ja teha mõned testid Flashi kasutades mobiilsetel seadmetel. Nii et tulge vaadake. Olen ära jailbreak inud iPadi juba pikka aega tagasi ja lubasin teile ühes eelnevas videos, et näitan, kuidas Flash toimib iPadi peal, kuna Adobe 10.1 Flash, mis on see samal Androidil juba sisse ehitatud, on nüüd porditud ehk siis on ka iPadile külge poogitud. Esimene asi või jailbreakimist mõned näited, mida sealt juurde saab, on see, et te saate ühe eraldi veebipoe, mille nimi on Cydia, mis on sarnane App Store'il, kus saad mitte osta, vaid just nimelt tasuta erinevaid äppe. Samamoodi saad juba Apple'i originaalpoes olevaid äppe siit samast crackitud versioone ehk siis lahtimurtud versioone endale peale installida täiesti tasuta, mis on kindlasti illegaalne, aga inimesed teevad seda. Siin on täpselt samamoodi erinevad sektsioonid, kus saad vaadata, millised äpid siin on ja panna kõiki oma source'e ka, et kui ise oled mingi programmi loonud, selle siia sammu otsa sisse laadida. Sul on võimalus modifitseerida seda taustapilte, ikoone, põhimõtteliselt kõike, kuna kogu kood on sinule avatud. Samas on väga palju arendajaid, kes arendavad seal samas Cydia poes oma programme. Üks neist on näiteks Backgrounder, mis nii-öelda peaks võimaldama sarnast asja nagu multitasking ehk siis nagu taustal ülesannete tegemine. Aga minu arvates ta nii hästi kasutatav ei ole. Välja näeb see nii, et kui näiteks minna ühte programmi, näiteks Evernote'i, siit väljudes, kui ma hoian kodunupu peal, siis ta näitab, et backgrounding enabled, kui ma lahti lasen, siis järgmine kord ta peaks avanema tunduvalt kiiremini. Ehk näiteks, kui ma nüüd otsustan minna Newsracki, panen siin backgrounding disabled, mul enne see käis, ehk ta avas kiiremini, siis ta avab lihtsalt programmi kiiremini. Opereerima pead ikkagi läbi esilehe. Ehk multitasking puhul sa saaksid kohe alt valida uue programmi, siin peab ikkagi käima läbi esilehe. Ainus eelis on see, et kui sa paned midagi alla laadima, siis ta teeb seda taustal. Ehk sa saad ise teha muud asju. Minu jaoks ta ei tähenda muud kui väga kiiret aku surma ja väga aeglast toimimist, kui ma siin näiteks 5-6 programmi jätsin taustal tööle. Hea asi, mis tuleb kaasa, on My3G, ehk need tegelikult on kõik sarnased asjad iPhone'il ja iPadil, mis võimaldab selle näiteks, et iPhone'iga on võimalik ka läbi 3G kasutada neid teenuseid, mida muidu on võimalik läbi Wi-Fi, näiteks laadida suuremaid programme või teha videovestlust läbi FaceTime'i. Läbi selle on see võimalik samamoodi striimida erinevatest, ma ei tea, kas telekanalit või raadiot, mida muidu on võimalik ainult läbi Wi-Fi, on läbi selle My3G võimalik teha ka läbi 3G. See on jällegi olemasolev äpp siin sees, mida võimalik installida. Ja ka see kõige modifitseerimine tähendab tihti seda, et sa kaotad väga palju kiirust. Üks asi, mis siin on juurde tehtud ka, mis jällegi on näide sellest, kuidas Apple suudab seda teha väga hästi, kuidas mina siin seda ei hakka elu sees kasutama, on Categories, mis tegelikult on sarnane asi, mis uuel iOS 4 tuli, kus on võimalik kaustadesse panna programme. Siin näeb see välja selline iPhone'i nii-öelda versioon, kus ma pean ise looma selle kausta kõigepealt. Mul on juba üks näiteks test 5 loodud siia ja kui ma tahan siia mingi programm add, siis ma pean vajutama add. Nüüd ta ootab, et ta läheb need programmid, mis mul on. Näiteks ma tahan sinna kausta veel juurde panna brauseri, kalkulaatori ja ma ei tea näiteks mingisuguse trummi asja. Ja nüüd see kausta mul siin esile olemas. Kausta nimi on apps, need kadusid siit ära, need on siin kausta sees. Kui ma vajutan see kausta peale, siis ta avab mulle need programmid siin sees. Ma saan see suuremaks teha ja väiksemaks teha. Aga sisuliselt on ülimalt minu meelest ebamugav, et ma pean siit jälle välja minema, et ta on nagu eraldi programm siia loodud. Aga üks väga hea asi, mida peeti väga heaks asjaks, mida ma just teiega koos tahan testida, on Flash, mis on saanud nimeks Fresh ehk siis R-iga, mida nii iPhone'il või iPadil on võimalik peale panna, et vaadata siis Flashi sisu veebist. Ma mõtlesin testida 4 erinevat lehte. Esimene neist on videoleht. Videoleheks valisin sama Digiguru oma lehe, võtame see Digiguru lahti. Videot ta tegelikult ei mängi ja mul väga tihti ta crashas ka selle peal.
ehk kui ma vajutan siin, iga kord kui Flashi ikoon avaneb, siis või Flash on lehel, siis see avaneb Flashi ikoon, millele vajutades sa saad käivitada siis Flashi playeri, kus ta peaks siis avama sarnase versiooni YouTube'ist Flashiga ja avame siin kõrval ta HTML5-ga, ehk siis see brauser, mida iPad toetab. No nii, nüüd ta lõpuks laadis siin lahti ühe, mis kohe ära kadus video. Ehk see on ülimalt aeglane, minul ta jooksis enne mitu korda kokku selle peale, kui ma siin neid videosid püüdsin käivitada. Samal ajal, kui ma HTML5-ga tarbin videot, võtame näiteks selle video siit. Siin juba ütleb error, et ta jookseb väga aeglasesti. Siis nagu te näete juba siin video käib, ma võin vaadata seda täisekraanil või väiksel ekraanil, ehk HTML5-ga toimib see asi ideaalselt. Nagu näete, siin kõrval iPad crashes samal ajal videot vaadates, ehk video ei toimi. Proovisin ka videot Androidi peal, võtame siit, on avatud digikuru siin, ehk kui püüda seda vaadata siin, siis ta avaneb, selle lehe lahti võtmine võttis väga kaua aega, nüüd ma seetõttu avasin ta ennem ära, aga nagu te näete, see lahti laadimise aeg on küllaltki pikk võrreldes HTML5-ga, nad mõlemad kõik on täpselt samas Wi-Fi's, asuvad samas kohas, nii et interneti kiiruses vahet ei tohiks olla. Ja nagu eelnevalt näidatud brauseri testis, siis peaks olema see Androidi brauser tunduvalt kiirem. Aga siin me ilmselt võimegi jääda selle video lahti laadimise ootamist, see toimib, aga ta on ülimalt aeglane läbi Flashi. Läbi HTML5 toimib väga hästi. Teine asi, mida ma tahtsin näidata, on tihti moebrändid kasutavad enda veebilehel Flashi. Ehk kui me üritame näiteks siin iPadiga, millel ei ole Flashi minna Desiguali lehele, siis meile Desigual on üks tuntud moebränd, siis meil ilmselt ei avane seal mitte midagi, lihtsalt tühi valge leht ja tuleb kiri, et get Adobe Flash Player ja ütleb, et Flash Player ei ole sulle võimalik. Kui me läheme nüüd iPadiga, kuhu on porditud Flash 10.0, siis ilmub see Flash Playeri märk, vajutades Flash Playerile, toimib leht täiesti mõistlikult. Vajutan, kus ma asun. Touch on siuke, et töötab ja ei tööta, et mõnikord tuleb 2 korda vajutada, mõnikord piisab 1-kordsest vajutusest. Aga siin samal ajal on võimalik nagu kogu sisu tarbida, ehk niipidi on ta veel ilusam, kui me vajutame siit näiteks, ma tahan koju minna, vajutada siin mehed, siis kõik liigub, kuigi ta on natuke siuke mitte täiesti sujuv, aga vähemalt ta toimib. Et siin nagu Flashi sisu on võimalik täiesti tarbida, kui ilma Flashita iPadil loomulikult mitte. Samal ajal siin Androidi peal jookseb ka taga täiesti ilusti. Ei olegi seda lahti, aga ma võtan ta kohe lahti. Noh. No nüüd. Trükkimine on ka nii, et kui oled ära harjunud iPhone'iga, see on väga keeruline siin kiirelt trükkida. Nii, aga võtame järgmise portaali. Las see olla, aga see toimib siin ka. Võtame näiteks uudisteportaali Delfi, kus on enamus reklaamid Flashiga, mis on järgmine, milles öeldakse, et ma ei saa reklaami näha, kui mul ei ole Flashi. Võtame Delfi lahti siin, kus on Flash Player iPadiga ja siin, kus ei ole Flash Playerit. Lehed sisuliselt näevad välja peaaegu sarnased, siin on ainult seisev reklaam või siis piltidest koosnev reklaam, kui siin on Flashi reklaam. Näiteks siin ääres olevad reklaamid, kui ma siin mul lööb, et Flash Playerit on vaja, ma vajutan selle Flash Playeri peale, see peaks olema sama reklaam nagu siin ääres, siis siin toimib Flash ehk reklaam liigub, elab, kui siin ta lihtsalt on pildina. Eks see on küsimus, kas ma tahan tarbida seda reklaami, mis väga palju liigub ja pakub mulle mingisuguseid huvitavaid tooteid siin mingisugust sügismoodi või siis mulle piisab sellest, kui ta on pilt. Ehk kõik reklaamid tegelikult Flashis nagu toimivad ka iPadi peal, aga kui sa lehte vaatad, siis siin seisva pildina mind ta ei häiri. Aga reklaami vaatamiseks ta toimib. Samamoodi toimib ta siin. Võtame siit uuesti kõik lehed lahti.
Nii. On ta uue lehena. Noh. Peame siit panema ilmselt ühe lehe kinni, et ta meid jälle näiteks. Nüüd me saame võtta uue lehe lahti. Delfi.ee. Mine. Ta läheb mobiilsesse, võtame siit täisvaate. Nii, ja siin on samuti võimalik kõiki neid Flashi reklaame juba alguses lahti laadituna näha. Läheb aega, kuna brauser ei ole nii kiire ilmselt. Kuna kui siin all iPadil kõik need ükshaaval lahti liikida, siis see võtab ka aega, kuni ta suudab neid kõiki jooksutada. Aga patarei surm on uskumatu, et kui ma alustasin 15 minutit tagasi täispatareiga, siis mul on praeguseks hetkeks umbes circa, ma arvan, 40 minti olen tarbinud ja mul on aku juba pool läinud, et see mõttes on see Flash on ikkagi suur akutapja. Veel viimane asi, mida ma tahaks näidata, on mängud. iPadi peal mängud, Flashi pole, loomulikult need ei tööta. Kergemad mängud, näiteks siin miniklipis tuntud Flashi mängude koht, toimivad. Kui ma küll vajutan Flashi peale, siis ta laeb ilusti selle mängu lahti. Küsimus on, et ma ei saa seda kontrollida, kuna see mäng on mõeldud töötamaks PC-ga või desktop arvutiga, siis siin mul ei ole võimalik seda kontrollida. Ma saan ainult klikkida, registreerida ennast, aga ütleme, kui mul on vaja nooli kasutada mängimiseks, siis see ei ole võimalik. Küll aga on miniklipi enamus Flashi mängude lehed teinud omale mobiiliseadmetele oma lehe näiteks, et kui ma siit huvitab mingisugune mäng, siis ma saan mängida ainult neid mänge, mis on touchi jaoks tehtud. Ehk siin on Flash mäng, aga ta töötab ainult siis näiteks puututundlikkusega, ehk mingisuguseid eriti lahedaid ja kiireid mänge ei ole võimalik teha, kuna nii palju mänge ei ole tehtud, mida saaksid kontrollida. Sama asi on reklaamidega, et kui reklaam eeldaks mingisugust klikkimist või nooltega mängimist, siis seda ei ole siin võimalik teha, kuna puuduvad sellised kontrollivõimalused. Aga samas see mängimine toimib ja kes on huvitatud, saab seda teha. Ehk mina täna ilmselt teen oma iPadile reseti, lasen kogu selle jailbreakimise ja Flashi maha ja jätkan kasutamist ilma Flashita ja loodan, et ka teised veebilehed tulevad kaasa sellega ja kasutavad HTML5 sisu ja lähevad nagu ajaga edasi. Flash vajab kas muutusi või siis mobiilsetele ja touch-seadmetele korrigeerimist. Tšau!